Esimene kogemus on mul 2. november 2011 aastal Norras. Alguses ma väga kartsin, mõtlesin, et appi, et ega ma ometi ju mingit narkootikumi ei hakka tegema. Aga mis see tõuke nagu annab, et ma ikkagi proovin, isegi kui ma seda kardan? Ma arvan, et väga paha peab olla. Ja action! Peeter Rebane on filmirežissöör, produtsent ja ettevõtja. Ta on kunagine Hollywoodi ööklubi looja ja Solarise keskuse omanik. Samuti on ta korraldanud Eestis sadu suurüritusi, sealhulgas Madonna, Robbie Williamsi, Elton Johni ja Metallica kontserte. Ta ütleb julgelt välja, et on tarvitanud oma vaimse tervise nimel psühhedeelikume ehk hallutsinogene nagu LSD-d, maagilisi seeni ja ka ayahuascat. Kõik sai alguse suurest leinast. Nimelt lahkus minu ema siit maailmast ja maitsin, ma olen seda kaotuse valu alkoholi, püüdsin seda ignoreerida. Ja siis üks hea sõber, psühholoog muide, soovitas ja see oli väga elumuutev kogemus. Ma ütleks, et elu kõige sügavamad kogemused on olnud Amazonase hõimudega. Et osad inimesed käivad psühholoogi juures ja sina käid siis nendel rännakutel. Ma olen psühholoogi juures kunagi ka käinud, aga et üks asi on millestki rääkida, teine on seda tunda, kogeda ja seda kogemust muuta oma sees, et minu jaoks on nagu sügavam protsess. Samuti otsis psühhedeelikumidest abi arhitekt ja Uhutuuri saatest tuntud reisiselg Christian Prii. Enne seda oli ta jõudnud täielikult ummikusse, kuna aastatega vaikselt ligi hiilinud depressioon oli temas võimust võtnud. No see jõudis sellise tuimuseni välja, ma ütlen, et ühel hetkel tõesti asjad, mis sul on elus, ei valmista sulle seda enam rõõmu ja see kuni sellesse punkti, et ühe korra nagu täitsa sõna otseses mõttes nagu Kaljuservalt alla vaadates mõtlesid, aga tea, mis tunne oleks siit nüüd praegu pea ees alla minna. Ja siis sa saad aru, et see tegelikult ka see mõte oli täiesti tuim. Antidepressantidest abi polnud saanud ja nii otsustas ta proovida šamaani juures psühhodeelseid seeni. Kus maal see oli? No see nüüd jääb sinna, kus ta on. Et ütleme niimoodi, et ilusal päeval palmide all. Ja. Nimelt on hallutsinogeenid ehk psühhedeelikumid enamikes riikides keelatud, kuid näiteks Lõuna-Ameerika teatud paikades on nad aastatuhandete pikkuse traditsiooni osa. Riigiprokuratuuris toonitatakse meile, et Eestis pole need ained lubatud. Samas me muudkui kuuleme, kuidas kuskil toimuvad mingisugused rännakud maagiliste seentega või ayahuascaga või midagi sellist, et need kõik on tegelikult illegaalne tegevus. Eestis küll ja miks nad on siis keelatud tegevus, ongi seetõttu, et nad kujutavad siis oskamatul tarvitamisel ohtu inimese tervisele ehk nii füüsilisele, aga ka siis vaimsele. Samas on kogu Euroopas, kaasa arvatud Eestis, praegu käima lükatud 1 miljoni allkirja kogumine, et Euroopa Komisjoni tasemel töötataks välja raamistik, mis võimaldaks seaduslikku ravi psühhedeelikumidega. Seda algatust toetavad Eestis mitmed teadlased ja arstid, nende seas ka Eesti psühhiaatrite seltsi president Anne Kleinberg. Ta ütleb, et teraapia psühhedeelikumidega on näidanud väga head tulemust näiteks ravimitele mittealluva depressiooni, ärevushäirete ja alkoholisõltuvuse ületamisel. Depressiivse inimese selline kogemus, et ma olen väsinud, mitte miski mind ei rõõmusta, ma ei näe mitte milleski lootust, et sellesse kergenemistunne vabanemine võib saabuda juba esimese raviepisoodi järgselt. Seal on ka teraapia kõrval ja see efekt jääb püsima. Samas rõhutab ta, et jutt käib ainult väljaõppinud arstide käe all läbiviidavast ravist ja hoiatab, et inimesed ise ennast nende ainetega ravima ei hakkaks. Võin öelda ainult seda, et inimesed tunduvad olevat üsna hulljulged ja mängivad vene ruletti pehmelt öeldes oma psüühikaga. Ja ma olen siin nagu hiljem urjutada saanud ka natukene, et kuidas ma nüüd niimoodi võtsin nagu pimeda riski ja tegin mingi sellise sammu.
Noh, olles kuulnud, et kui lakoonilise niisuguse eeltöö alusel nagu antidepressante välja kirjutatakse teinekord, siis no ma võin küll öelda, minu ettevalmistus selleks psühhedeelseks rännakuks kestis ikkagi päevi, enne kui üldse see teema nagu jutuks tuli. Psühhedeelikumide senisest laiemat kasutusele võtmist nii ravis kui uuringutes toetab ka Tallinna Ülikooli emeriitdotsent Kalle Truus, kes on üks väheseid keemikuid, kel on luba uurida Eestis hallutsinogeene. No näete, siin on üks rauduks. Ta näitab meile, kui rangetes tingimustes narkootilisi aineid hoiustatakse. Teine rauduks. No ja siin all on seif veel lisaks. Niisugune paksu seinaline teras seif. Hetkel on seif tühi, sest kui otsest uuringut käimas pole, tuleb ained koheselt hävitada. Psühhedeelikume, mille ravi omadusi hetkel enim uuritakse, on 5. MDMA ehk ekstassi, psilotsübiin, mis sisaldub maagilistes seentes, vihmametsadest leiduvast kaapiväädist tehtud ayahuasca tee, LSD ning ketamiin, millega Eestis juba praegu teraapiat tehakse. Mille poolest erinevad need muudest ohtlikest narkootikumidest? No nad ei ole narkootikumid, sellepärast et nad ei põhjusta sõltuvust. Neil võib olla pigem niisugune kannatuse aspekt. Aga miks need siis manustatakse, kui nad kannatusi põhjustavad ja ei ole üldse nii-öelda kaifi tekitavad? No ongi, nad on huvitavad. Läbi elamus võib olla raske, aga elamus on huvitav, ta on sügav. Ta jõuab sügavale teadvusesse. Tähendab, et ta koorib välja need alateadvuse kihid. Tegelikult inimene näeb iseennast nende elamuste käigus. Milline üks raviseanss hallutsinogeenidega siis reaalselt välja näeb? Esiteks on ruum. Kas siis on madratsil, voodis või mati peal. Ayahuasca puhul võtad oma topsikese jooki, siis psilotsübiini puhul võtad oma paar kapslit sisse, mis iganes. Tavaliselt võtab see kuskil pool tundi kuni 45 minutit aega, et reaalselt see psühhedeelikum mõjuma hakkab. Esimene reaktsioon on hirm. See on niisugune hirm, mida nagu ei saa seletada. Et see algab kuskilt kõhust ja haarab inimese täielikult. Seda on seletatud niimoodi, et inimene tunneb ette, et ta muutub nagu teiseks inimeseks. Me oleme oma alateadvuses juba hästi ära pakkinud kõik oma hirmud ja mis iganes asjad, millega me tegeleda ei taha, aga ta halastamatult toob need sulle üles. Ma visualiseerin seda kui sellise nagu musta suitsu täis õhupallina, mis siis kergitatakse su silma ette ja sinna on veel koledad võib-olla näod ka peale joonistatud ja nüüd, kui sa selle peale ära ehmatad ja ära tahad põgeneda, siis see jääbki see visuaal sulle sinna silma ette. Aga sinu teadvus on see sama nõel, mis saab selle õhupalli puruks torgata, aga siis sa saad ka selle asja lahendada. Kui doos on juba üsna niisugune märgatav, siis oksendatakse tavaliselt südampaha suure osa sellest ajast. Mäletan, kus kõige esimene kord, see oli ka grupp umbes 20 inimest ja vaikuses ja muusika ja siis järsku tuleb selline hästi tugev tunne, et ma tahan oksendada. Ja ma tundsin häbi. Oksendada on selline tunne, et nüüd on nagu ämber täis ja siis vaatad, et oleks nagu korra sülitanud. Ja siis hakkavad igasugused nägemused ilmu, olenevalt doosist. Noh, näiteks tekib kätele midagi aurataolist, niisugust liikuvat. Inimesel on mõistus selge. Ta teab, et seal ei saa mingit niisugust võrgustikku, liikuvat võrgustikku elusat olla. Ta teab väga hästi, aga ometi ta näeb ja see on väga reaalne. Ja siis on just hästi oluline seda mitte kuskil sala ja illegaalselt üksinda kodus teha, vaid olla hästi kogenud inimese käe all. Võib-olla see eufooria ja see moondunud taju, see ju läheb sul järgmiseks hommikuks mööda ja erinevalt alkoholipohmellist ei tunne sa ennast nagu peksa saanuna ja sul ei ole häbi. Mina tunnen seda, et ta nagu tallab mingid uued rajad sisse ja mul täna ei ole vaja süüa seeni selleks, et jõuda sellesse samasse nagu meelerahu seisundisse, kuhu ma jõudsin selle rännaku keskel. Mul on see rada selge. Mul on tee teada.
Psühhiaater Anne Kleinbergi sõnul aitavadki psühhedeelikumid nii-öelda raskes pikaajalises depressioonis inimestel aju paremini tööle saada ehk parandada kokku jooksnud ühendusi erinevate ajupiirkondade vahel. Aga Kleinberg hoiatab, et võib minna ka väga kehvasti. Räägivad ikkagi need, kellel on tore lugu rääkida. Kui sul läks kõik täiesti nässu, sul oli kehv kogemus, sa ei kipu seda rääkima, vaid aju on nii tark ja õrn organ, kõige kallihinnalisem meil. Et sa võid selle ühe õhtuga nii ära rikkuda, terve su ülejäänud elu on väga-väga valesti. Kõige hullema tagajärjena võib inimesel vallanduda psühhoos. Ka Riigiprokuratuuris näidatakse meile erinevaid kohtulahendeid, kus inimesed on psühhoosi hoos väga vägivaldseks muutunud. Ja näiteid on hulgaliselt. Võib-olla markantsemad on siin sellised mõne aasta tagusest ajast, kus siis noored tarvitasid ühiselt LSD-d talvisel ajal. Selle siis tarvitamine koostoimes siis alkoholiga tekitas siis ühes tarvitajas psühhoosi. Nende vahel siis tekkis füüsiline konflikt ja selle tagajärjel siis see, kes agressiivseks muutus, tema jäi siis sinna lumele lamama ja hilisemalt siis see noor suri ära. Mitte mingil juhul kuskil peol lõbu pärast, siis tekivadki need probleemid, et kui sa võtad, ütleme, sellist psühhedeelikumi kuskil peos, kus ümberringi on veel alkohol ja muud inimesed ja sul tuleb vana trauma ülesse, siis pole imestada, et inimesed ütlevad, et mul oli nii-öelda halb rännak ehk bad trip. Tegelikult ei ole selles midagi halba, lihtsalt keskkond on täiesti vale, et need ei ole meelelahutustarbed. Prokuratuuri vaatenurgast on suurimaks ohuks, et kui hallutsinogeenid muutuksid ravimitena inimestele kättesaadavamaks, siis hakataks neid mustal turul edasi müüma, nii nagu on praegu juhtunud ATH ravimitega. Kahjuks on Eestis viimastel aastatel olnud niigi tõusutrendis üledoosist põhjustatud narkosurmad. Meil ei ole nii, et on neid mingi üks aine, vaid meil ongi seal umbes on kanep, mingi amfetamiin, MDMA, aga samamoodi siis need rahustid on ja mida siis legaalselt on võimalik saada. Et selline hästi palju on sellist segatarvitamist. Kõikidele inimestele, kes loodavad, et nüüd käib mingi meeletu pauk ja kõik seened on Selveris leti peal, sõltumata sellest, kas ta on šampinjon või psühhedeelne seel, et seda kindlasti ei tule, ehk et reaalselt me räägime ravimitest väga piiratud, sihitud sihtgrupile, väga reguleeritud tingimustes. Peeter Rebane ja Kristjan Prii tunnistavad, et käivad psühhedeelikumidega läbiviidaval rännakul harva, kuid teatava regulaarsusega. Mul peab ikka väga tugev põhjus olema, et ma tahaksin ise topsi ayahuascat või psilosübeeniga seeni süüa, et see on ikka tõsine väljakutse. Ometi sa teed seda mingi aja tagant? Ma teen seda puhtalt selleks, et vaimselt terve olla. Kui ma enne ütlesin, et mu sees valitses tühjus, siis ma nüüd saan öelda, et mu sees valitseb tüünus, mis on niisugune ilus eestikeelne sõna sellise vaikuse ja rahu kohta. Kas see meelerahu staadium võib sarnaneda seisundiga, mida budamungad saavutavad mediteerides, mida nad on õppinud lapsest peale? Kas nemad saavutavad selle sama staadiumi siis ilma medikamentideta? Jah, nii väidetakse, jah. Nii et on võimalik seda ka ilma saavutada, sest see tuleb kõik ju inimese sisemusest tegelikult. Jah? Ja muidugi joogidele on seda sisse antud ja nad on öelnud, et jah, see on see sama. Aga kas on veel võimalusi? Kanada ja Prantsuse teadlaste poolt on välja töötatud heli- ja valgusstimulatsiooniseade, kus pähe pandud valgusaparaadiga mõjutatakse aju, et saavutada psühhedeelse kogemuse efekt ilma medikamente tarvitamata. Selle seadmega tegelev Martin Lang ütleb, et on seeläbi üle saanud kasiinosõltuvusest, ärevushäirest ja ta ei pea enam võtma ATH ravimeid. Võin tõdeda, et ärevushooge on esile kerkinud võib-olla 1 või 2 juhul. Ravimeid enam juurde ei võtta, unetsükkel on paigas, elurõõm on tagasi.
kõlab liiga hea, et tõsi olla. Otsustan valgusseadet proovida. Nii, võta mugavasend sisse. Mul soovitatakse keskenduda armastuse tundele. Kõrvaklappidest lastakse ilusat muusikat. Tunnen, kuidas mu aju hakkab elama justkui oma elu. Erinevad valgusstiimulid tegutsevad mu ajus isetahtsi, tuues esile erinevaid mustreid, värve ja tundeid. Mõteteks pole ruumi, sest kogu aju tegevus on hõivatud. Esimene pisar jookseb üle põse ja siis pole neil enam piiri. No nii. Jeerum. Jummel küll, mis asi see nüüd oli? Jaa. See oli ilus ja valus korraga. Ma ei tea, kas sihukest asja juhtub tihti siin või? Tuleb ette. Kõik oleneb, kui hästi inimene suudab lõõgastuda ja on ka meie tippsportlased, kes suured 2-meetrised mehed on täpselt samamoodi punaste märgade silmadega siit sessioonilt lahkunud, tundnud sellist vabanemist. Ma arvan, et praegu võib-olla see emotsioon oli ka nii tugev, sellepärast et ma olen tegelikult selle kuu jooksul käinud nagu kahel matusel ja kaotanud nagu 2 armast inimest. See oli nii värviline, ma ei tea, mis värvi mulle sealt nagu manati, aga ma ei ole nii ilusaid, puhtaid värve nagu, see oli nagu imeline tegelikult. See oli lihtsalt niivõrd ilus. Aga valgus tuleb kõik puhtalt läbi valgete leedide ja kõik need värvid genereeruvad siis otse sinu ajus siis. Ja mis on täiesti individuaalne, iga sessioon on unikaalne ja täiesti personaalne. Et kohe see algusest algas nagu pihta sellise kollase tooniga ja siis ta läks nagu aina punasemaks, aga see oli selline ilus punane, selline nagu ja selline roosakas, punase tulbi punane oli nagu hästi palju ja sellist kollast päikest nagu ja et hästi omapärane kogemus, tõesti hästi omapärane kogemus.